Mäletad seda korda, kui sa ärkasid keset ööd ülesse higise ja külmana, sest nägid mingit unenägu? Võib-olla oli see midagi hirmsat, mis sind üles äratas. Võib-olla midagi seletamatut, mida sa ei mõista. Võib-olla tundus see pigem nagu nägemus kui lihtsalt unenägu. Aga enamasti ilma pikema mõtlemiseta sa läksid oma eluga edasi, sest see oli kõigest unenägu. Eks ole? Mingist punktist peale mu elus on mind äärmiselt hakanud huvitama unenäod. Võib-olla mind lihtsalt huvitavad asjad, mida inimesed veel seletada ei suuda. Võib-olla mul on tahe ise selgusele jõuda, miks me neid näeme. Et neid paremini mõista, olen ma viimased 4 kuud pidanud päevikut, kuhu olen kirja pannud iga viimse kui unenäo, mida hommikuks mäletada suudan. Selle aja jooksul on neid kokku olnud 68. 12 neist ei olnud midagi erilist, lihtsalt midagi igavat. 8 olid liiga veidrad, et üldse kuidagi sõnadesse panna. 14 tükki midagi toredat, mis hommikul tuju heaks tegid. 7 lausa inspireerivad, mis on andnud mulle motivatsiooni luua midagi. 21 neist olid luupainajad, mida ma parema meelega näinud poleks. 5 korral olen näinud midagi nii perses unes, et ei räägiks oma parimale sõbralegi sellest. Ning 1 muutis mu elu. Aga enne seda, kui me selleni jõuame, teeme me sinuga väikse ajalootunni. Üle 5000 aasta tagasi vanaegiptlased maalisid pilte magavatest kehadest ja nende hingedest hõljumas väljaspool nende kehi, täheldamaks mingit surreaalset kogemust, mida nad magades tundsid. See võis väga hästi olla üks esimestest üles kirjutatud unenägudest. Tol ajal väidetavalt peeti unenägusid sõnumiteks jumalate poolt, aga juba nende ajal toimusid need piisavalt tihedalt, et nende kultuuri ja kunsti mõjutada, täpselt nagu meil tänapäeval. 1600-ndatel Prantsuse filosoof René Descartes ärkas üks hommik oma unenäost ja mõtles, et mis siis, kui meie reaalsus ei olegi meie reaalsus. Sellest sai hiljem maailmakuulus The Dream Argument, mida ta kinnitas 2 lihtsa väitega. Et esiteks, kui meie meeled suudavad magades luua maailmaid, mis unenägudes tunduvad nii reaalsed, siis suudaksid nad ka seda teha siis, kui me ärkvel oleme. Ning teiseks, enamus inimesi ei tunneta äragi, kui nad unenäos on, vaid saavad sellest teada alles siis, kui nad üles ärkavad. Mis siis, kui päris eluga on sama lugu? Päris head ideed, René. Aga kas see on piisav tõestus, et arvata, et kogu meie reaalsus on üks suur vale? Tundub, et on, sest sellest samast argumentist sai alguse see teooria, et me elame simulatsioonis, mida terve hunnik inimesi kogu üle maailma tänaseks päevaks usuvad. Lucid Dream on termin, mida esimest korda kasutas Hollandi autor ja psühhiaater Frederik van Eeden oma artiklis A Study of Dreams, kus ta kirjeldab nii-öelda teadvusel unenägu, kus ta sai kontrollida igat oma tegevust füüsilistest piiridest väljaspool. Täiesti ebatavaline nähtus unenägude jaoks. Kokku pani ta kirja 7 erinevat unenägude tüüpi, millest tema sõnul lucid dreaming oli vaieldamatult kõige huvitavam. Tänaseks on sellest saanud täielik teaduslik unenägude alalik, mille uurimise, kasutamise ja kogemise jahtimisega tegelevad miljonid. Oota, enne kui me edasi läheme, siis selle järgmise osa jaoks oleks mul vaja, et sa silmad sulgeksid. On need kinni? Ma loodan, et on. Usu mind, see on väärt seda. Minu tüütu hääle taustal ma tahan, et sa kujutaksid ette midagi. Ükskõik mida. Kujuta ette, mida sa teeksid, kui saaksidki teha, ei rohkemat ega vähemat kui ükskõik mida. Mis on see üks asi, koht, olend või saavutus, mida sa endale tahaksid? Nii. Nüüd ma tahan, et sa mõtleksid, kuivõrd su elu muutuks, kui endale selle millegi saaksid. Kas sa oleksid koheselt õnnelikum, aga aasta pärast, 10 aasta pärast? Kas see üks ainus asi suudaks sind elu lõpuni õnnelikuna hoida või taastuks sul see naturaalne rahulolematus seisund ja peaksid leidma midagi uut, millest unistada? Okei, võid nüüd silmad avada. No näed, ei olnudki nii hull. Nüüd seda meeles pidades, las ma jutustan teile ühest oma päevast. Ma ei mäleta, kuidas täpselt ma sinna sain, aga ühel hetkel avastasin ma ennast oma voodist. Tavalisel koolivaheaja päeval, kus otseselt mingit plaani päevaks polnud. Välja arvatud see monteerimata video, mis arvuti ekraanil istus. Oma toas lamades ja mõeldes, mida oma eluga peale hakata, tundsin, kuidas pea tahab valutama hakata. Seda mul küll hetkel vaja polnud. Nii et ma panin korraks silmad kinni, punnitasin ja soovisin, et pea ei lõhuks enam. Ning voila!
peavalu kadus sama kiiresti, kui oli tulnud. See oli veider, mõtlesin ma. Oota, kas ma tegin seda just või? Otsustasin silmad taaskord sulgeda ja soovisin, et kõik kohustused kergemini kulgeksid. Arvutiprotsessori töö mürinal avasin silmad ja oma üllatuseks avastasin ma valmis renderdatud video. Okei, see on küll juba kahtlane. Ma hüppasin voodist püsti ja soovisin apelsinid. Hetkega oli kogu mu tuba apelsine täis. Wow. Okei, mida ma veel soovida saaksin? Kommi. Ei, ikka midagi suuremat ikka. Raha. See on liiga tavaline. Head hinded? Kellel neid ikka vaja läheb? Ma soovin, et ma oleksin Jumal. Ei kusagilt täitus tuba silma pimestava valgusega. Tundsin oma keha miljoniks aatomiks rebimas ja eksistentsiga üheks saamas. Äkitselt leidsin ma ennast kosmoses, nägemas kogu maailma. Mitte lihtsalt maailma, vaid tervet meie ühiskonda tervikuna. Tundes elu igas inimeses ja loomas, kogedes, kuidas puhtalt oma mõtetega kogu reaalsust kontrollida sai. Läbi tahtejõu kasvasid Aafrikasse suured vihmametsad, läbi sisemise soojuse pilles iga viimne sõdur oma relvad. Läbi energia atmosfääris sai maapind ravitud ja emake loodus sai taaskord puhata. Ei rohkem näljahädasid, ei rohkem sõdasid, ei rohkem looduskatastroofe. Ma kinkisin inimestele teadmised, millega tähti vallutama minna. Ma panin aja ja ruumi enda ümber kiirenema, et näha, kuidas meie rahvas galaktikat koloniseerima läks. Kuidas me universumi sügavaid saladusi avastama ruttasime. Vahet ei olnud, mis meie reaalsus oma pimedate piiride taga peitis. Olenes see, mida mina suutsin välja mõelda. Igavusest ma lõin teistele planeetidele elu, et inimesed tulnukatega kohtuda saaksid. Ma kasutasin musti auke, et terveid päiksesüsteeme hävitada, ainult et need siis uuesti üles ehitada. Meelelahutuseks tegin ma kogu tähis taevast ilutulestiku show ja seda kõike samal ajal suitsujuustunelides. Ühe silmapilgutusega olin ma täitnud kõik oma soovid, mis eales ette suutsin kujutada. Ja sama kiiresti olin ma võtnud endalt igasuguse mõtte eksisteerida. Ma olin jõudnud oma kujutlusvõime piirideni ja midagi polnud enam saavutada. Minust oli saanud kogu universum, aga lõppude lõpuks olin ma kõigest inimene, üksinda, hirmul ja segaduses, ulpides ei kusagil. Ma soovisin, et saaksin jälle õnnelik olla, aga see ei toiminud. Ma olin lihtsalt tühi. Millelgi polnud enam mõtet ning see siin enam ei tundunud nagu ainult silmapilge. See tundus kõvasti kauem kestvat. Tunde, päevi, aastaid, millenniaid, igavik. Ja siis ma ärkasin ülesse. Ning äkitselt olin taaskord õnnelik olla lihtsalt inimene oma lihtsas elus. Tol päeval ma õppisin, et elu on lill. Mitte sellepärast, et meile on antud võimalus kogu galaktika vallutada, vaid sellepärast, et mine sa tea, mis ettearvamatud seiklused sul seda tehes tee peale võivad jääda. Kui ei juhtuks ühtegi halba asja eales, siis me ei oskaks isegi hinnata neid häid asju meie ümber. Kui siin maakeral kõnniks 7 miljardit jumalat, kes kõik saavad alati oma tahtmise, siis oleks see sama hea kui maakera, kus ei oleks ühtegi elavat hinge. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream,
where you are now.